Tervitan vaatajaid. Alustan Mootorsae saate 3. osaga. Kes 2 esimest osa näinud ei ole, siis soovitan vaadata. Ma panin sae niimoodi kokku, et silindrit ja väntvälli küll sees ei ole, aga välimus on umbes selline, nagu ta jääb. Üks detail, millega veel tuleb tegeleda, on see ümmargune märk siin. See on liiga kulunud. Siin tuleb midagi välja mõelda. Nüüd, kui kõik on puhas, siis ma saan esimest korda aru, mis selle valge värvi mõte on. Minu meelest väga stiilne ja võiks isegi öelda šikk. Siit pealtpoolt vaadates, nii nagu saega tööd tehes seda näeb, tundub ta olevat lühikene, lai ja madal. Jätab nagu mootorratta bensiinipaagi mulje. Siin need nupud jätavad mulje, nagu oleks mingisugune relv. Siin see õlikork vajab veel välja vahetamist, ta on kuidagi kõvasti kannatada saanud. Mootoriplokki ennast on näha siit külje pealt, siit eest ja siit see on veel mootoriplokk. Ülejäänu, siin see osa on üks kate ja teine väga suur kate on siin ja ulatub siia välja. Siin visuaalselt jääb mulje, nagu oleks kogu see valge osa üks mootor. Mootoriplokk sulandub siin nende katetega üheks tervikuks ilusti kokku ja väga stiilse mulje jätab. Mis mulle personaalselt kõige rohkem meeldib, on see tagaosa siin. Sellele tagaosale on antud selline umbes 15-20 kraadine selline negatiivne kalle siit tagant. Muudab asja väga stiilseks. Need metallpinnad siin ma poleerisin üle. Ma ei viinud teda kõrgläikeni, sest need on tsingitud terasosad. Tuhat 500 vatti. Lats saab kõvasti vatti. Nüüd, kui pind on üle käidud traatkettasarjaga, on see pind väga vastuvõtlik roostele. Ja et see pind rooste ei läheks, siis võiks teda värvida, võiks katta mingi õli või määrdega. Värvima ma seda asja ei hakka. Ma panen peale määret. Võiks panna ka õli. Mul on siin erinevad õlid, on silikonõli, käigukastiõli, mootoriõli, WD-40. Kui midagi panna, siis mingi tavalise õli asemel ma paneks mootoriõli, sellepärast mootoriõlis on rooste eest kaitsvad ühendid ka sees. Aga ma eelistan panna määret. Selline huvitav asi nagu kaltsiumsulfonaatmääre. Ja kaltsiumsulfonaatmääre on tavalisest määrdest ses suhtes erinev, et ta kaitseb rooste eest tunduvalt paremini.
Nii ma nüüd nagu suletan selle asja siia pooridesse sisse ära ka. Meenutab natukene suuskade määrimist. Ma panen siia peale veel 2 tilka õli ja hõõrun selle õli siia ka sisse, et see õli annab sellele platile natukene läiget juurde. Jääb nagu siuke rohkem nagu metalliku, hõbehalli metalliku värvi. Siin jääb nagu mulje, nagu tuleks mingit mustust natukene välja, aga see on selle määrde sees olev see molübdeendisulfiid, mis on musta värvi. Ja siin saab nüüd natukene detektiivitööd teha. Enne kui ma H- ja L-kruvi välja keeran, siis ma vaatan, missugused seaded peal olid sellel sael. Et kui nüüd need seaded erinevad oluliselt tehases seadetest, tähendab see seda, et sellel sael on midagi siis viga olnud. Või on keegi neid kruvinud selle lootusega, et saaks siis kuidagi paremini käima saada. Nii, ja kõigepealt H-kruvi, mille tehase seade on 1 pööre põhjast välja. See ots näitab nagu kella 11 peale, ma jätan selle meelde. Ainult 1/3 pööret ja ongi põhjas. See tähendab seda, et segu suure tõenäosusega on selles sael olnud üsna lahja. L-kruvi on nagu see ülemine ots on nagu natukene enne kella 12, pool 12. Üks 1,6 umbes. Nagu näha, ma keerasin neid poole pöörde kaupa ja ma keerasin 3 pool pööret ja hästi pisut peale. Ja tehase seade on 1,25. Nüüd ma keeran mõlemad välja puhastamiseks. Sellel karburaatoril on niisugune plaat, mis maha käib siit. Uuematel karburaatoritel seda ei ole. Ja see on hea asi. Siin on näha selle koha peal, siin põhjas, ilmselt jääb kaamera peale, on 3 täpikest. Tühikäigu 3 tüüsi. Ma nüüd võtan sellisest traatharjast, tõmban välja peene messing traadikese
ma arvan, et kui siin karburaatoris kuskil mingisugune ummistus on, siis kõige tõenäolisem ongi, et need hästi pisikesed tühikäigukanalid on umbes nii. Ühest küüsist on traat sees ja vaatame, kas ta siit nüüd välja ka tuleb, see traat. Nii, traat on siit kõige pisemas tühikäigu kanalis sees ja siit tuleb ta välja. Ma liigutan teda, siit on teda näha. Kõik on täiesti vaba. Karburaator on puhas. Järgmisena tuleb üle vaadata õlipump. Õlipump on siin. Õlipump näeb välja nagu õlipump ikka. Esmapilgul on raske aru saada, kuidas see õlipump siia üldse kinnitub. Kui vaadata seda halli korpust tal, siis ta läheb siia alla ja siin on 2 polti. Nii et ta läheb poltidega siit. Pollid on kuskil selle koha peal, aga et poltidele ligi pääseda, siis tuleb need needid lahti võtta. Need needid siit poolt näevad sellised välja ja teiselt poolt on nad sellised. Need paistavad olema originaalneedid ja neid ma lahti võtta ei taha. Ja kui õlipump on korras, siis miks ma peaksingi ta maha võtma? Kui siin vaatad seda kummivoolikut, ma vajutan. See kummivoolik on ilus ja lastne, tundub nagu täiesti uus olevat. Kui ma paaki loputasin, siis ma loputasin teda mitu korda ja siit kuskilt midagi ei lekkinud. Reguleerkruvi saab ikkagi siit maha võtta. Ja siia ka VD40 sisse. Võtame niimoodi VD40 täis. Selle õlipumba juures vaatab vastu selline erilahendus. Õlipumpa vahetakse ringi selle siduritrumli poolt ja pööratakse seda vedru, selle vedru otsa siit. See vedru ots läheb siia sellesse õõnsusesse. Nii. Siduritrummel koos selle veorattaga veab seda vedru ringi. Siin vedru all on see õlipumba ajam. Tähelepanuväärne on see, jah, et siin on see vedru vahel. Paljudel teistel saagidel on nii, et see õlipumba ajam ja ka siis see õlipumba kolb, mis ringi käib, on ühendatud selle siduritrumliga jäigalt. Nüüd igaüks, kes on mootorsaega töötanud, siis teab, et mõnikord lõigates kett liigub meeletu kiirusega, siis tuleb mingisugune raskem koht ja tõmbab plaksti keti kinni. Kett pidurdub mingi 0,2–0,3 sekundi jooksul hästi kiiresti. Pidurdatakse kinni ka siis see õlipumba ajam ja õlipumba kolb. Aga nendel on oma inerts. Nüüd need hammasrattad siin pöörlevad hästi kiiresti ja ühel hetkel plaksti, siis neid pidurdatakse, siis nad saavad hästi suure dünaamilise koormuse. Et nüüd õlipumba ajamile ja õlipumbale seda dünaamilist koormust, siis seda löökkoormust vähendada, siis ongi pandud siia see vedru. Siin selle vedru korral on nii, et kui siis see vedru ots jääb äkki seisma, siis õlipump oma inertsiga, ma arvan, isegi saab veerand pööret veel edasi pöörduda ja seda lööki oluliselt leevendada. Panen selle siia kaalu peale, nullin ära ja nüüd panen siia sisse õli. Kes vaatas esimest osa,
siis seal ma loputasin seda õlipaaki ja ta oli seest kohutavalt must. nii et nüüd, kui õlipump töötab ja annab õli välja, siis saabki vaadata, mis värvi see õli on. Nüüd saab kohe näha, et kui palju see asi raskemaks läks. 179 grammi. Õlitihedus on 840 kuni 850 kilogrammi kuupmeetri kohta, ehk kui see 179 jagada 0,84, siis saab nii. Õlipumpadel on niimoodi, et reeglina siis tootlikkuse suurendamiseks tuleb reguleerkruvi pöörata sissepoole. Ma pööran ta täitsa sisse. Siin on kirjutatud oil, pluss ja miinus. Et noh, siinpool on pluss, et noh, aga siis kummale poole nagu tuleb pöörata, nagu ei olegi aru saada, et kett tuleb siit sisse ja läheb siit ülevalt välja, ehk õlipump siit poolt vaadates pöördub vastu päeva. Ma pean trelliga pöörama seda vastu päeva. Ja nüüd see õli pumbatakse siia kanalisse. Siit august tuleb ta välja ja peab täitma ära selle valge kanali. Ja vaatame, kas ta seda teeb. Ikka libiseb läbi siit see asi. Peab mingi parema asja välja mõtlema. Nii, natukene nuputamist. Ma võtsin sellise tavalise seibi ja lõikasin talle sellise lõhiku siia sisse. Ja nüüd ma panen selle seibi siia poldi külge mutriga kinni. Ja see loodetavasti siis ei luba siin sellel asjal läbi libiseda. Nii, ja nüüd see vedru ots läheb siia sellesse seibi lõhikusse. Nii, vastu päeva tuleb seadistada trell ja vaatame. Ma esialgu teise kiiruse peale ei paneme esimese kiiruse peale. Nüüd vaatame, kas see valge kanal siin täitub õliga. Ma kahtlustan, siin pumba sees võib olla vaigustunud õli. See lõhikuga seibi variant töötab suht hästi. Ma panen nüüd teise kiiruse peale, mis on umbes 2800 pööret, mis on umbes mootorsae tühikäigu pöörded. Ja õli ei tule. Ma keeran seda reguleerkruvi nüüd täitsa põhjast, mis ta siin oli. Keeran väljapoole. Vaatame, kas see aitab. Ja õli ei tule. Nii pika käitamise peale peaks õli ikkagi tulema. Nii. Õli ei tule, ma ikkagi neid neete lahti võtta ei taha. Vaadata, kas voolikus ei ole ummistust. Või kas ta siis ikkagi, või võib-olla ei saa see asi siit õhku peale. Võtan korgi lahti. Proovime niimoodi, et kork on lahti, et õhku tuleb igal juhul peale. Kuigi ma ei arva, et see aitab.
näed, tuleb. pane korgi uuesti kinni, et siis oleks nagu näha. ja siit, kui ta tuleb, siis on näha, et ta on selline tumedama meekarva. vaata, mis konsistentsiga ta on. jah, ta on ikkagi suht paks on. hakkas tulema. suurepärane. ma ei usu, et põhjus oli selles, et ta ei saanud õhku peale, et pigem ikkagi selles, et see õli siin pumba sees on nii palju vaigustunud, et teda oli lihtsalt raske siia pumbata. aga vaatame nüüd uuesti, kuidas see valge kanal täitub. või teine võimalus, võis ikkagi selles reguleerkruvis ka see asi olla, aga paneme uuesti vaatama. nüüd nagu natukene tuli ja siis jälle ei tulnud. kuna paak on hästi täis, siis tekib siin kohe paagis alarõhk nii kaua, kui ma võtan uuesti ikkagi selle korgi pealt ära ja proovime niimoodi. ei tea, võib-olla nagu siit valgust on võib-olla vähe või. nii, nüüd hakkas nagu korralikumalt tulema. ma pühin taas ära selle siit. mul paak on nii täis, et siit tuleb maha. nii. ja töötab. ja töötab ilusti. tuleb õli. teda peabki tulema nii natukene. õlikulu peab olema umbes niimoodi, et pool õlipaaki kulub ära ühe paagi bensiini peale. õlipumpusid tehakse metallkorpusega, tehakse plastikkorpusega, et kui ta on ikkagi siin metallkorpusega, siis eeldatavasti see kolb on ka siin metallist tehtud. on selliseid mootorsaage, mille puhul see kolb on metallist, korpus on plastikust, võib-olla isegi on plastikkolbidega asju. nii, õlipumbaga on asi korras. nii et miks see õlipump alguses ei töötanud, vist jääbki saladuseks, et kas oli see reguleerkruvi siis kinni, mis ei lasknud õli peale, või siis see paagi õhutus ei tööta. oli see vana õli seal ära kuivanud. nii, ja selles saa juures on jäänud veel kaks tähtsamat asja, mis tuleks üle kontrollida. see on süütepool. kas säde on või sädet ei ole. seda praegu teha ei saa, sellepärast mootoris ei ole isegi väntvõlli sees. piip on ka veel puudu. ja siis veel viimasena see keepsu ülemine laager. siit koli seest tuleb välja võtta stopperrõngas, mida ma kohe teen, ja siis saame näha, mis siin on. ja stopperrõngas on käes. nüüd ma lükkan välja selle kolvi sõrme.
päris lihtsalt tuleb. Keps on selline, mille sisse on pressitud nõellaager. See kolvisõrm on ühtlasi siis nõellaagri aluspinnaks. Siin ühe koha peal on näha need kohad, kus on see laagrinõel siia vasta puutunud. Ja kui ma siit küünega üle viin, siis on tunda pinnakonarus. Eelmises osas ma vaatasin seda väntvälli ja seal oli samamoodi roostekahjustust. Aga siin on see roostekahjustus kohe selline, mille puhul on tunda, kuidas küün jääb taha siia. Et siin on see rooste konkreetselt nagu sisse läinud. Kui väntvallil ei olnud kuhugi sisse läinud, siis siin on see kolvisõrm on täielikult tiil. Nii palju kui neid nõelu on siin näha, siis nad on pealt kõik haljad. Siin saab veel vaadata, kuidas see kolvisõrm siia sisse läheb, et kui täpselt see asi on valmistatud. Ta peab selliselt. Ta peab minema niimoodi, et siin mingit lõtku ei ole. Kolvisõrm läheb kolvi sisse ilusti täpselt. See kolvi ava on valmistatud väga täpselt. Ehk kolvisõrm ja kolv sobivad omavahel väga hästi kokku. Kus lõtkuga on? Lõtku tunda ei ole, aga kuna see sõrm siit läbi käib ilusti, siis mingisugune lõtk siin kindlasti on. Ma ütleks, et lõtkuga siin probleemi ei ole. Probleem on sisse söönud rooste. Mis siin loo moraal on? Saag on lihtsalt seisma jäänud. Ja õppetund on see, et kui kellegil on saag, siis tuleks ta vähemalt kord poole aasta jooksul käima panna. Siin tulevad veel väga huvitavad leiud välja. Kui on siin kepsu peal nüüd näha, et siin on sellised kaarjad, soonet sees. Siin on täiesti sile ja siin selle osa peal on sellised kriipsud. Nad on peaaegu sirged, aga mitte täiesti. Kui vaadata nüüd seda väntvälli, siis väntvallil see osa siin on sile ja siis siin tuleb väike aste selle koha peal. Ehk see pind siin on natukene kõrgem kui siin. Ja see kepsu külgpind, kus need kriimud on käinud vastu seda pinda. Nüüd see pind on siin kuskil, hinnanguliselt mingisugune 0,3 mm madalamal. Aga nüüd need kriimud, mis siin selle koha peal on tekkinud sellest, et keps on käinud vastu ka siit ülevalt. Need pinnad siin ja siin on kokku puutunud.
siin väntvalli selle koha peal on näha selline heledam ala. Tõenäoliselt on ta ikkagi jah siit. See pind on õige pisut hõõrnud siia vasta. Keps on olnud mootoris töötamise ajal sellises asendis nagu praegu. Siit ülevalt on vastu käinud ja siit alt muidugi veel rohkem. Mis tähendab seda, et mootori töötades oli siin, ma arvan, mingisugune võõras heli sees. See kepsu külgpind ja väntvalli külgpind siin tegelikult kokku saada ei tohiks, eriti veel siin üleval. Mingisugune mootori pöörlemiskiirusele vastav lisaheli oli siin sees. Konstruktsiooni viga on see, et väntvall saab kepsu suhtes niimoodi liiga palju liikuda. Siin üleval saab keps kolvi suhtes liikuda, no ma ütleks vast 0,5 millimeetrit. Ülevalt on ta hästi tsentreeritud. Probleem on olnud väntvalli asend mootori plokis sees. Nii, ma panin need laagrid ja need distantsseibid siia väntvallile külge, nii nagu nad mootoris on. Väntvalli külgpind puutub vastu distantsseibi ja distantsseib puutub vastu laagrit ja siin lõtku vahel ei ole. See on see lõtk, mis seal mootoris siis nagu olema peab ja ka on. Ja see lõtk on olnud siin siduri pool. Ehk väntvall on olnud süütepoolses piirasendis. Ja see on täiesti loomulik, et ta ühes piirasendis on. Nii nagu Jumal juhatab, sinna ta läheb. Aga konstruktsiooni viga on see, et selles piirasendis keps hakkab vastu väntvalli põske käima. Sihukest asja olla ei tohiks. Et siit tuleb nagu uus teooria välja, et põhjus, miks mootorsaag on suht vähe kasutust leidnud ja seisma jäänud. Põhjus võib olla, et mootoris tekkis mingisugune võõras hääl ja siis see omanik ei julgenud selle saega enam edasi tööd teha ja remonti ka ei viinud. Ja seisis nii kaua, kuni ta ükskord minu kätte jõudis. Ma proovin näidata neid tsooni veel võimalikult lähedalt, et äkki jääb hästi peale. Siin on näha, et nad on küllaltki sügavad. See on sile. Kui ma selle naaskliga käin niimoodi üle, siis sileda pinna peal ta häält ei tee. Ja nii kui nagu sooned tulevad, siis on nagu. Ja siin on üleval need hästi pisikesed triibukesed. Need ei ole sooned, aga ikkagi väntvall on siia need triibud peale teinud. Siin kepsu ülaosa vaadates, mida rohkem ülespoole minna, seda rohkem pruunim ta on. See on lihtsalt siia peale ära põlenud õli. Ja see on täiesti normaalne. Kui siin oleks sinakat tooni näha, siis tähendab, et see metall on üle kuumenenud. Aga siin, kui ma panen selle kolvisõrme siia sisse ja liigutan, siis on näha, et see nõellaager pöördub ilusti. Nõellaager paistab korras olevat. Ma vaatasin üle need distantsseibid ka veel lähemalt. Hästi väike värvimuutus siin on, aga mingit kulumist ei ole. Ja teisel pool on lugu samasugune, et need distantsseibid ei ole üldse kulunud. Seega minu oletus, et väntvall oli sinnapoole oma piirasendis, ei pruugi tõsi olla.
ja ei pruugi tõsi olla sellepärast, et see distantsseib on kulumata. On fakt, et keps käis siit vastu Väntvälli. ja kuna see distantspuks on kulumata, siis võis ka nii olla, et Väntvälli ei olnud oma spiidrasendis, vaid kolb hoidis läbi kepsu Väntvälli sellises asendis ja Väntvällil oleks tegelikult olnud võimalus veel rohkem sinnapoole minna. Minu meelest täiesti konstruktsiooni viga. Kui ma selle mootori kokku panen, siis ma panen mõlemad distantspuksid siia süüte poole. Miks see niimoodi on? Ja kummaline on veel see, et see mootor tuli välja 80. aastal ja toodetud on see mootor 85. aastal. Et kummaline, et see asi nagu varem välja ei tulnud. Ma mõõdan ära selle keepsu laiuse siis selle kahjustamata pinna pealt. Surun vastu, keeran selle kruvisid kõvasti kinni. Ja mis see mõõt siin on? 5,9 ja 5,95 vahe peal. Ma ütleks, et 5,92 äkki. Nüüd on siis kõvasti kinni keeratud see ülemine kruvi selle nihkkaliibril ja keps liigub siin kaliibri vahel siukse mõõduka hõõrdejõuga ja nüüd ma lähen siis siit siia selle kahjustunud osa peale ja nüüd äkki läks asi vabaks. Väike lõtk on nüüd siin vahel. Nii, nüüd läheme veel siis siia poole ja asi läheb jälle siis tihedaks uuesti selle 5,92 peale. Otsisin veel kord välja meile juba tuntud stiili Väntvälli. Ma viin selle kepsu siit alt ühele poole äärde ja siin üleval nüüd on selle vasturaskuse ja kepsupinna vahel siin hinnanguliselt 1,5 millimeetrit vahet ja teisel pool siin samamoodi. Siin on veel tähelepanuväärne, et selle kepsu on nagu see alumine rõngas on tehtud laiemana kui see säär siin. Siin stiilikepsul on veel ruumi rohkem liikuda, enne kui ta juhtipiirasendisse läheb. Nii et siin seda konstruktsiooni viga kindlasti ei ole. Siin on mul vajalike varuosade nimekiri. Kolvisõrm tuli nüüd juurde. Siin on varuosad, mida tingimata vaja ei ole, aga võiks välja vahetada. Nimekiri läheb pikaks. Siin on asju, mis mul on olemas. Siin on asju, mida on lihtne saada. Siin on asju, mida on keeruline saada. Siin on asju, mis tuleb ise valmistada. Ja sellest järeldub, et meil on vaja sellele saele doonorit. Nii et naljaga pooleks. Mitte kõik saed ei ole loodud võrdsena, on privilegeeritud, valged, siniverelised, kes õkvad väevõimuga vahendeid valimata, tuuakse juba teiselt poolt maa peale tagasi ellu. Ja siis on teised saed, kes pärast oma pika teenistuse lõppu saavad veel loovutada seda, mida nendel loovutada on, ühiskonna hüvanguks.
Ja siis on kolmandad saed, kellel ei ole antud mitte midagi, isegi mitte alumiiniumkartulit ümber sulatamiseks. Doonor. No näed, missugused lisad siin veel kaasas on. No sihukest asja ma nüüd küll tellinud ei ole. Mida meile siis pakutakse? Nutellat. No näed. Noh. Siin on mingisugune Familie Behlender. Rosenhof. No nii. No siin oleks nagu jõulud saabunud. No nii. No siin on värase märgi. No. Siin müüja vist vabandab juba ette, et ega siin suurem asi ei ole. Aga see ei ole veel kõik. Väga huvitav. Oi jumal. Küünal, mul oli küünal oli puudu just. Helkurid. Oota. Oi jumal. See on väljamaine uus süütu. See on Jaapani oma. Nii. Vaata. No näed, siin on vitamiinid ja mineraalid. No nii. Väga äge. Nii et vaata, äkki on midagi veel huvitavat. Ja on. Ja on. Värase märgi. Moin. Höfner. Moin. Oi. Õhufiltri materjali ka veel kaasa. Aga ka see ei ole kõik veel. Kett. See kulub kindlasti ära. Vaatame, kas on 0,92 kett või on siin midagi muud. Ja 0,92 ja kahjuks enam ei ole. See on, mis see on? Kvaliteet kett, aga näed siin. Näed, siin on isegi veel hambalega viilimisruumi veel natukene järgi või. Nii. Aga nüüd on küll kõik. Ma eksisin. See ei ole kõik. Siin on veel midagi. Ja siin on näha, et see ots on omadega läbi. Ots on laiaks läinud ja latt on kuuma saanud. Siin on meeletu lõtk laageris sees. Aga vanad latid ma soovitan alles hoida. See on väga kvaliteetne teras. Sellest saab midagi head valmistada. Tõsimeeli.
siin on saag kõikide oma lisadega. õunad on värsked. see šokolaad vist enam mitte, et loodetavasti ta nüüd nii vanaga nagu see saag ei ole. ma arvasin, et see on kõik, aga see veel ei ole kõik. siin on kartulikotid, kusjuures nad on terved. teed saega küttepuud valmis, paned võrkkotti ja läheb müüki. nii, ja saag ehk part, nagu omanik teda nimetab, on jõudnud siia minu laua peale. nii nagu ka need õunad ja maiustused, mis kaasa pandi. saak tuleb Schleswig-Holsteini lidumaalt ja saatjaks oli Petra nimeline naisterahvas. et kas nüüd Petra on ise selle asja omanik või siis keegi teine, seda ei tea. aga noh, arvestades Saksa naiste kangust, ma ei imestaks, kui Petra on ise selle asjaga tööd teinud. nüüd, kui omanik siis saatis sellised ilusad kingitused ja selline täiesti uus süüteküünal on ka siis nagu ikkagi võib-olla vihje selleks, et ärge minu armsat pardikest ikkagi kuhugi unarusse jätke, et selline pardikene ikkagi kuskil jäätmejaamas lõpetada ei tohiks. aga noh, kuna siis endine omanik ise siis kirjutas ikkagi, et korda tegemiseks või varuosadeks siis nagu omaniku luba varuosade võtmiseks siit on meil ikkagi olemas. ma ei tea, äkki lõpetaks selle saatesarja siin täitsa ära, nii nunnu asi ja nüüd hakata seda siin lahkama.